21. septembri hommikul aastal 2001 Estonia kontserdisaali tagumistes ridades istuvad mehed ja naised, vallavanemad, linnapead, maakonnapoliitikud teavad midagi, mida Tallinna eliit ei tea. Nende taskutes on paberilipikud, millele on kirjutatud üks nimi. Mitte Toomas Savi. Mitte Peeter Tulviste. Arnold Rüütel. Need lipikud on jõudnud sinna pärast nädalaid kestnud vaikset tööd, mida koordineerisid kaks meest, keda pealinna võimukoridorides peeti juba poliitiliseks ajalooluks. Edgar Savisaar ja Villu Reiljan olid teinud seda, mida keegi ei uskunud võimalikuks, nad olid ühendanud kaks Eestit, mille olemasolu sotsiaalteadlased olid kevadel avalikult tunnistanud. Esimene Eesti istus saali esimestes ridades, šampanjapudelid juba jääkapis, võiduplakatid trükitud. Teine Eesti istus tagumistes ridades ja hoidis käes tulevikku. Aga kuidas see juhtus? Kuidas kaks endist Nõukogude funktsionääri suutsid ümber mängida terve noore, läänemeelse, reformidesse uskuva eliidi? Ja mis hinnaga? Aasta 2001. Mart Laari teine valitsus, kolmikliit Isamaaliidu, Reformierakonna ja mõõdukate vahel on võimul juba 2 aastat. Riik on läbinud radikaalsed majandusreformid, mida lääs kiidab, aga mida pool rahvast kannab oma seljas nagu raskust, millest ei saa lahti. Aprillis avaldavad 26 sotsiaalteadlast pöördumise, mis kannab pealkirja 2 Eestit. See pole metafoor. See on diagnoos. Üks Eesti elab Tallinnas ja teistes suurtes linnades, räägib inglise keelt, töötab rahvusvahelistes firmades, ostab uusi autosid. Teine Eesti elab maal, kaotab töökohti, näeb, kuidas kohalikud koolid ja haiglad suletakse, tunneb end reedetu ja unustatud. Valitsus ei võta seda tõsiselt. Nad arvavad, et see on ajutine, et majanduskasv jõuab varsti kõikideni, et inimesed mõistavad. Aga inimesed ei mõista. Nad tunnevad viha. Samal ajal raputavad valitsust skandaalid. Raudtee erastamine muutub poliitiliseks miiniks. Energi katse erastada Narva elektrijaamad tekitab kahtlusi, et riiki müüakse tükkideks. Opositsioon, mida juhib Edgar Savisaar, kasutab iga viga, iga komistust, iga ebapopulaarset otsust. Savisaar on sel hetkel poliitilises isolatsioonis. Teda peetakse ohtlikuks populistiks, kes mängib Vene valijate kartudega, kes lubab võimatut. Aga ta on ka meister, kes mõistab võimumehaanikaid paremini kui keegi teine Eestis. Ta teab, et presidendivalimised, mis toimuvad augustis ja septembris, pole ainult tseremoonia. Need on võimalus. Võimalus lõhkuda kolmikliit. Võimalus pääseda tagasi võimule. Aga selleks peab juhtuma ime. Või täpsemalt peab juhtuma see, mida keegi ei oota. Augustikuus, 27. ja 28. koguneb Riigikogu, et valida presidenti. Seal on 4 kandidaati. Peeter Kreitsberg Keskerakonnast. Toomas Savi Reformierakonnast. Peeter Tulviste Isamaaliidust. Tarmo Mänd sõltumatuna. Ükski neist ei saa 68 häält, mis on vajalik võiduks. Isamaaliit on lõhenenud sisemise võitluse tõttu Tunne Kelami ja Peeter Tulviste toetajate vahel. Reformierakond on kindel, et Toomas Savi on tulevane president, noor, edukas, Riigikogu esimees, mees, kes kehastab uut Eestit. Aga Riigikogu ei suuda otsustada. Valimised lähevad valimiskogusse. 367 inimest, 64 Riigikogu liiget ja 303 kohalike omavalitsuste esindajat. Ja siin algab tõeline mäng. Villu Reiljan, Eestimaa Rahvaliidu esimees, on mees, keda Tallinna poliitikud alahindavad. Endine sovhoosi direktor, maapoliitik, keegi, kes räägib aeglaselt ja mõtleb pikalt. Aga Reiljan teab ühte asja, mida pealinna eliit ei tea, ta tunneb isiklikult peaaegu iga vallavanemat Eestis. Ta teab, kes vajab raha katuse parandamiseks. Kes vajab toetust kohaliku tee ehitamiseks. Kes tunneb end Tallinna poolt unustatud. Ja ta teab, kuidas neid inimesi kokku tuua. Septembrikuus, nädalaid enne valimiskogu hääletust, hakkab Reiljan tegema tööd, mida hiljem nimetatakse maakondade töötlemiseks. Ta sõidab läbi Eesti, kohtub vallavanematega, linnapead, maakonnapoliitikutega. Ta ei räägi palju. Ta kuulab. Ja siis ta ütleb, Arnold Rüütel on meie mees. Ta mõistab maad. Ta ei unusta meid. Edgar Savisaar mõistab, et Reiljan on võtti.
Keskerakonnal on oma kandidaat, Peeter Kreitsberg, aga Savisaar teab, et Kreitsberg ei võida. Ta teab ka, et kui Reformierakonna kandidaat Toomas Savi võidab, siis kolmikliit jääb võimule veel aastateks. Aga kui Arnold Rüütel võidab, endine Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi esimees, mees, keda läänemeelesed poliitikud peavad nõukogude relikiks, siis see on šokk, mis võib valitsuse kukutada. Savisaar ja Reiljan kohtuvad. Nad ei ole sõbrad. Nad on liitlased. Nad sõlmivad pakti. Keskerakond loobub valimiskogu teises voorus oma kandidaadist ja suunab kõik oma hääled Rüütlile. Rahvaliit teeb sama. Koos kontrollivad nad piisavalt hääli, et võita. Aga see peab jääma saladuseks kuni viimase hetkeni. 21. september, aasta 2001. Estonia kontserdisaal on täis. Esimestes ridades istuvad valitsuse liikmed, Riigikogu juhid, diplomaadid. Nad on rahulikud. Nad on kindlad. Toomas Savi võidab. See on paratamatus. Tagumistes ridades istuvad maakonna esindajad. Nad on vaiksed. Nad teavad. Esimene voor algab. Arnold Rüütel saab 114 häält. Toomas Savi 90. Peeter Tulviste 99. Peeter Kreitsberg 72. Tulviste ja Kreitsberg langevad välja. Vaheaeg. Keskerakonna ja Rahvaliidu esindajad liiguvad läbi saali. Nad räägivad vaikselt oma inimestega. Käsk on selge, teine voor, Arnold Rüütel. Teine voor algab. Hääled loetakse. 186 Arnold Rüütlile. 155 Toomas Savile. Saali tagumistes ridades puhkeb juubeldus. Esimestes ridades vaikus. Mõned inimesed nutavad. Reformierakonna peakorteris seisavad avamata šampanjapudelid. Võiduplakatid jäävad kasti. Eesti on valinud presidendiks mehe, keda läänemeelesed poliitikud pidasid minevikuks. Aga kas see oli demokraatia võit? Või manipulatsiooni võit? Järgmisel päeval on ajalehtede pealkirjad apokalüptilised. Punaste tagasitulek. Samm tagasi nõukogude aega. Eesti valis presidendiks endise kommunisti. Välisajakirjandus kirjutab sama. Reuters, BBC, teised. Tallinna eliit on šokis. Nad ei mõista, kuidas see juhtus. Nad ei näinud, mis toimus kulisside taga. Nad ei kuulanud teist Eestit. Aga Edgar Savisaar ja Villu Reiljan mõistsid. Nad mõistsid, et pool Eestit tunneb end reedetuna. Ja nad kasutasid seda tunnet. 8. oktoobril annab Arnold Rüütel ametivande. Lennart Meri, lahkuv president, intellektuaal, diplomaat, mees, kes oli aastakümneid võidelnud, et Eesti oleks läänelik ja vaba, annab võimu üle mehele, keda ta peab nõukogude taagaks. Vastuvõtt Kadriorus on jäine. Meri ei ütle palju. Rüütel samuti. Aga õhus on midagi, mis ütleb rohkem kui sõnad, see pole ainult presidendi vahetus. See on kahe Eesti kokkupõrge. 8. jaanuaril, aasta 2002, teatab peaminister Mart Laar tagasiastumisest. Kolmikliit on purustatud. Edgar Savisaar hakkab läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks koos Siim Kallasega. Savisaar on tagasi võimul. Rüütli valimine polnud eesmärk. See oli vahend. Savisaar ei tahtnud teha Rüütlist presidenti. Ta tahtis kukutada valitsust. Ja ta õnnestus. Aga mis hinnaga? Eesti ühiskond on lõhenenud sügavamalt kui kunagi varem pärast iseseisvuse taastamist. Usaldus poliitikute vastu on põhjas. Ja küsimus, mis jääb õhku, kas see, mis juhtus Estonia kontserdisaalis, oli demokraatia töö? Või oli see diil, mille tegid kaks meest, kes mõistsid, et võim ei ole printsiibi küsimus, vaid tehnika küsimus? Ja kui see oli tehnika, siis kes olid tõelised meistrid? Savisaar, kes kasutas Rüütlit nagu malelauda. Reiljan, kes kontrollis maakondi nagu keegi teine. Või Rüütel ise, kes lasi end kasutada, teades, et ta saab presidendiks. Läheme tagasi. Tagasi kevadesse, aastasse 2001, kui kõik see algas. Mitte Estonia kontserdisaalis. Mitte poliitilistes kõnelustes. Vaid ühe dokumendi avaldamisega, mis pani sõnadesse selle, mida pooled Eesti inimesed tundsid, aga mida keegi polnud julgenud öelda.
Aprillis aastal 2001 avaldavad 26 Eesti sotsiaalteadlast pöördumise pealkirjaga Kaks Eestit. See pole akadeemiline essee. See on hoiatus. Eesti ühiskond on lõhenenud kaheks, kirjutavad nad. Üks Eesti elab linnades, teenib hästi, usub tulevikku. Teine Eesti elab maal, kaotab töökohti, tunneb end unustatud. Teadlased hoiatavad, kui valitsus ei tee midagi, siis see lõhe muutub lõheks, mida ei saa enam parandada. Valitsus loeb seda ja ignoreerib. Mart Laar, peaminister, on veendunud, et majanduskasv lahendab kõik probleemid. Et inimesed peavad lihtsalt ootama. Et reformid on vajalikud ja õiged. Aga inimesed ei oota. Nad hakkavad otsima kedagi, kes neid kuulaks. Ja nad leiavad kaks meest, kes räägivad nende keelt. Edgar Savisaar on sel hetkel opositsioonis. Tema Keskerakond on Tallinnas tugev, vene valijad, vaesemad eestlased, need, kes tunnevad, et reformid on neid maha jätnud. Aga maal on Keskerakond nõrk. Seal valitseb Eestimaa Rahvaliit, Villu Reiljani erakond. Reiljan on erinev Savisaarest. Savisaar on Tallinna poliitik, kiire, terav, meediameister. Reiljan on maainimene, aeglane, metoodiline, keegi, kes ei anna intervjuusid, vaid teeb tööd vaikselt. Aga neil on üks ühine asi, nad mõlemad mõistavad, et teine Eesti on poliitiline jõud, mida keegi teine ei kasuta. Ja nad mõlemad teavad, et presidendivalimised on võimalus. Presidendivalimised Eestis on keeruline süsteem. Esimene katse toimub Riigikogus. Kui keegi ei saa seal 2/3 häältest, läheb valimine valimiskogusse. Valimiskogu koosneb Riigikogu liikmetest ja kohalike omavalitsuste esindajatest. Kokku 367 inimest. Ja siin on võti, kohalike omavalitsuste esindajad on enamasti maapiirkondade inimesed. Inimesed, keda Tallinna eliit ei tunne. Inimesed, kellega Villu Reiljan on töötanud aastakümneid. Savisaar mõistab seda. Ta mõistab, et kui ta suudab Reiljaniga kokkuleppele jõuda, siis nad kontrollivad valimiskogu. Aga selleks peab ta loobuma millestki. Ta peab loobuma oma kandidaadist. Ja ta peab usaldama Reiljani. Juunis hakkavad Savisaar ja Reiljan kohtuma. Mitte avalikult. Vaikselt. Nad räägivad. Nad arutlevad. Reiljan ütleb, Arnold Rüütel on ainus kandidaat, kes võib võita. Ta on tuntud. Ta on austatud maal. Inimesed usaldavad teda. Savisaar teab, et Rüütel pole tema sõber. Rüütel on vana koolipoliitik, konservatiivne, aeglane, keegi, kes ei jaga Savisaare visiooni. Aga Savisaar ei vaja Rüütlit sõbrana. Ta vajab teda vahendina. Kui Rüütel saab presidendiks, siis see on šokk, mis lõhub kolmikliidu. Ja kui kolmikliit laguneb, siis Savisaar saab tagasi võimule. See on malelaual mitu käiku ettemõtlemine. Ja Savisaar on meister males. Augustikuus, kui Riigikogu ei suuda presidenti valida, hakkab Reiljan tõsist tööd tegema. Ta sõidab läbi Eesti. Ta kohtub vallavanematega Võrumaal, Valgamaal, Pärnumaal, Ida-Virumaal. Ta ei räägi palju. Ta kuulab. Inimesed räägivad talle oma muredest. Teed on kehvad. Koolid suletakse. Haiglad on kaugel. Tallinn ei hooli. Reiljan noogutab. Ja siis ta ütleb, Arnold Rüütel hoolib. Ta on üks meist. Ta ei unusta meid. See pole kõne. See on lubadus. Ja inimesed usuvad. Sest Reiljan on mees, kes on alati oma lubadused pidanud. Aga kas see on tõsi? Kas Rüütel tõesti hoolib? Või on see lihtsalt lugu, mida Reiljan räägib, et saada hääli? Samal ajal Tallinnas on Reformierakond ja Isamaaliit kindlad oma võidus. Nad on trükkinud plakatid Toomas Savi toetuseks. Nad on broneerinud ruumid võidupeo jaoks. Šampanja on juba jääkapis. Nad ei näe, mis toimub maal. Nad ei kuula, mida inimesed räägivad. Nad elavad oma mullis, kus Tallinn on Eesti ja Eesti on Tallinn. Ja see on nende viga. Sest Eesti pole ainult Tallinn. Eesti on ka Võru ja Valga ja Pärnu ja Narva ja kõik need väikesed vallad, kus inimesed tunnevad end unustatud. Ja need inimesed hakkavad kogunema. Vaikselt. Organiseeritult. Villu Reiljani ja Edgar Savisaare juhtimisel.
Septembrikuu alguses on kõik valmis. Keskerakond ja Rahvaliit on teinud kokkuleppe. Valimiskogu esimeses voorus hääletavad nad oma kandidaatide poolt, Kreizberg ja Rüütel. Aga teises voorus, kui Kreizberg langeb välja, lähevad kõik Keskerakonna hääled Rüütlile. See on plaan. Aga see peab jääma saladuseks. Sest kui Reformierakond ja Isamaaliit saavad sellest teada, siis nad võivad veel midagi teha. Nad võivad veel kokkuleppeid sõlmida. Nad võivad veel hääli osta. Aga nad ei tea. Sest Savisaar ja Reiljan on hoidnud seda saladust nii hästi, et isegi nende enda erakondade liikmed ei tea täpselt, mis toimub. 21. september. Päev, mis muutis Eestit. Estonia kontserdisaal täitub varahommikul. Valimiskogu liikmed saabuvad. Esimestes ridades istuvad need, kes ootavad Toomas Savi võitu. Tagumistes ridades istuvad need, kes teavad, et midagi muud hakkab juhtuma. Õhus on pinge. Aga see pole nähtav. Välisvaatlejad, ajakirjanikud, diplomaadid, nad kõik arvavad, et see on tavaline valimisprotseduur. Nad ei tea, et kulisside taga on toimunud kuid kestnud töö, et saalis istuvad inimesed, kellele on öeldud täpselt, mida teha. Esimene voor algab kell 10 hommikul. Hääled loetakse. Arnold Rüütel 114. Toomas Savi 90. Peeter Tulviste 99. Peeter Kreizberg 72. Keegi ei saa absoluutset enamust. Tulviste ja Kreizberg langevad välja. Vaheaeg. Vaheajal hakkab toimuma see, mida hiljem nimetatakse Estonia teatri kulisside taguseks ooperiks. Keskerakonna ja Rahvaliidu esindajad liiguvad läbi saali. Nad lähevad oma inimeste juurde. Nad räägivad vaikselt. Käsk on selge, teine voor, hääletage Arnold Rüütli poolt. Mõned küsivad, aga miks? Kreizberg oli ju meie kandidaat. Vastus on lihtne, sest see on ainus viis, kuidas me võidame. Ja inimesed usuvad. Sest nad usaldavad Savisaart ja Reiljani. Nad usaldavad, et need mehed teavad, mida nad teevad. Reformierakonna ja Isamaaliidu inimesed märkavad midagi. Nad näevad, kuidas Keskerakonna inimesed räägivad omavahel. Nad näevad, kuidas Rahvaliidu inimesed noogutavad. Aga nad ei mõista, mis toimub. Nad arvavad, et see on lihtsalt tavaline eelvalimiste lobisemine. Nad ei mõista, et mäng on juba läbi. Teine voor algab kell 12. Hääled loetakse aeglaselt. Üks hääl Rüütlile. Teine hääl Rüütlile. Kolmas hääl Savile. Neljas hääl Rüütlile. Saali esimestes ridades hakkab tekkima rahutus. Midagi on valesti. Rüütel saab liiga palju hääli. Kust need hääled tulevad? Tagumistes ridades on vaikus. Aga see pole enam ootuse vaikus. See on kindluse vaikus. Lõpuks loetakse viimane hääl. Tulemused kuulutatakse välja. Arnold Rüütel 186 häält. Toomas Savi 155 häält. Hetk vaikust. Ja siis plahvatus. Saali tagumistes ridades puhkeb juubeldus. Inimesed hüppavad püsti. Nad aplodeerivad. Nad hõiskavad. Mõned nutavad rõõmust. Esimestes ridades vaikus. Täielik, absoluutne vaikus. Mart Laar istub paigal, nägu valge. Siim Kallas vaatab ette, ilmetu. Mõned Reformierakonna liikmed nutavad. Mitte rõõmust. Vaid šokist. Kuidas see juhtus? Kuidas nad ei näinud seda tulemas? Välisvaatlejad on segaduses. Ajakirjanikud hakkavad kiiresti kirjutama. Eesti valis presidendiks endise kommunisti. Šokeeriv pööre Balti riigis. Rüütli võit üllatab läänt. Aga need, kes olid saalis, kes nägid, mis juhtus, teavad, et see polnud üllatus. See oli plaan. Täiuslikult täidetud plaan. Edgar Savisaar seisab saali ääres. Ta ei juubelda. Ta ei hõiska. Ta vaatab. Ja ta naeratab. Mitte laia naeratust. Vaid väikest, peaaegu märkamatut naeratust. Sest ta teab, et ta on võitnud. Mitte presidendivalimisi. Vaid midagi palju suuremat. Ta on võitnud võimu. Villu Reiljan seisab oma inimeste keskel.
Nad õnnitlevad teda. Nad tänavad teda. Ja Reiljan noogutab. Ta on teinud seda, mida ta lubas. Ta on toonud maapiirkondade hääle Tallinnasse. Ta on näidanud, et Tallinn ei ole Eesti. Et Eesti on suurem. Et Eesti on ka need inimesed, keda pealinna eliit ei näe. Ja ta on tõestanud, et need inimesed võivad otsustada riigi tulevikku. Aga kas see on hea asi? Kas see on demokraatia? Või on see populismi võit? Või on see lihtsalt poliitiline mäng, mida mängisid kaks meistrit, kes mõistsid reegleid paremini kui keegi teine? Arnold Rüütel seisab laval. Ta on äsja kuulnud, et ta on Eesti Vabariigi järgmine president. Ta vaatab saali. Ta näeb juubeldavaid inimesi tagumistes ridades. Ta näeb vaikseid, šokeeritud nägusid esimestes ridades. Ja ta teab, et ta pole siin oma tahte tõttu. Ta on siin, sest kaks meest, Savisaar ja Reiljan, otsustasid, et ta peab siin olema. Aga kas see on halb? Kas see tähendab, et ta on nende nukk? Või on ta lihtsalt mees, kes sai võimaluse teenida oma riiki veel kord? Ja kas tal on jõudu, et olla rohkem kui lihtsalt sümbol? Rohkem kui lihtsalt vahend kahe poliitilise meistri mängus? Järgmised päevad pärast valimisi on kaootilised. Ajalehed kirjutavad apokalüptilisi pealkirju. Punaste tagasitulek. Eesti astus sammu tagasi. Demokraatia kaotus. Postimees, Eesti Päevaleht, teised, nad kõik kirjutavad, et Eesti on teinud vea. Et Rüütli valimine on ohtlik. Et see võib tähendada Eesti liikumise aeglustumist NATO ja Euroopa Liidu suunas. Välisajakirjandus kirjutab sama. Reuters pealkirjastab, endine Nõukogude funktsionäär valiti Eesti presidendiks. PT kirjutab, Balti riik valis üllatuslikult konservatiivse kandidaadi. Financial Times analüüsib, kas Eesti pöördub tagasi ida poole. Need pealkirjad ei ole neutraalsed. Need on süüdistused. Süüdistused Eesti rahva vastu, kes valis valesti. Aga kes otsustab, mis on õige valik? Tallinna eliit on šokis. Nad ei mõista, mis juhtus. Nad kogunevad kohvikutesse, restoranidesse, omavahel rääkima. Kuidas see võimalik oli? Kuidas me ei näinud seda tulemas? Kes ostis hääled ära? Viimane küsimus kõlab üha sagedamini. Kuuldused hakkavad levima. Räägitakse kilekottidest, mis olid täis sularaha. Räägitakse kohtumistest Estonia teatri tualettides, kus Reiljani inimesed andsid vallavanematele ümbrikke. Räägitakse ähvardustest, kui sa ei hääleta Rüütli poolt, siis su vald ei saa järgmisel aastal riigieelarvest raha. Kas need kuuldused on tõesed? Keegi ei tea. Juriidiliselt ei tõestatud kunagi midagi. Aga poliitilistes kuluaarides peetakse neid faktiks. Ja see on piisav, et Rüütli võitu delegitimeerida. Ta ei võitnud ausalt, ütlevad parempoolsed poliitikud. Ta osteti võimule. Aga teine Eesti ei mõtle nii. Maapiirkondades, väikestes valdades, linnades, kus inimesed tundsid end unustatud, on Rüütli võit pidupäev. Inimesed tähistavad. Nad tunnevad, et lõpuks keegi kuulas neid. Lõpuks keegi võttis nende hääle tõsiselt. Nad ei usu kuuldusi rahast ja ähvardustest. Või kui nad usuvad, siis nad ei hooli. Sest nende jaoks on see võitlus. Võitlus Tallinna eliidi vastu, kes on neid ignoreerinud. Võitlus süsteemi vastu, mis on neid maha jätnud. Ja nad võitsid. Esimest korda pärast iseseisvuse taastamist tunnevad nad, et neil on võim. Aga kas see tunne kestab? Või on see lihtsalt hetke eufooria, mis kaob, kui reaalsus naaseb? Edgar Savisaar ei tähistada. Ta töötab. Juba valimiste õhtul hakkab ta planeerima järgmisi käike. Rüütli võit on ainult esimene samm. Järgmine samm on kolmikliidu kukutamine. Ja see ei võta kaua aega. Valitsus on šokis. Isamaaliit on lõhenenud. Reformierakond on nõrgenenud. Mõõdukad on segaduses. Savisaar teab, et see on õige hetk. Ta hakkab läbirääkimisi. Ta räägib Siim Kallasega. Ta räägib teiste erakondade esindajatega. Ta pakub koalitsiooni. Ja ta teab, et tal on tromp käes, Rüütel on nüüd president. Ja Rüütel võlgneb talle. Mitte ametlikult. Mitte avalikult. Aga kõik teavad, et ilma Savisaare toetuseta poleks Rüütel kunagi presidendiks saanud.
Ja see tähendab, et Rüütel peab Savisaart kuulama. 8. oktoobril aastal 2001 annab Arnold Rüütel ametivande. Tseremoonia toimub Riigikogus. Lennart Meri, lahkuv president, on seal. Ta seisab kõrval, nägu ilmetu. Meri on mees, kes võitles aastakümneid, et Eesti oleks läänelik, vaba, demokraatlik. Ja nüüd ta peab andma võimu üle mehele, keda ta peab nõukogude taagaks. Tseremoonia on ametlik, külm, protokollaarne. Meri ja Rüütel ei räägi palju. Nad vahetavad mõned sõnad. Aga õhus on midagi, mis ütleb rohkem kui sõnad. See on kahe ajastu kokkupõrge. Meri esindab Eestit, mis vaatab tulevikku. Rüütel esindab Eestit, mis ei unusta minevikku. Ja küsimus on, kumba Eestit me tahame? Pärast tseremooniat läheb Rüütel Kadriorgu, presidendi residentsi. Meri näitab talle ruume. Ta räägib, kuidas asjad toimivad. Aga see pole sõbralik vestlus. See on kohustus. Meri täidab oma kohustust. Ja siis ta lahkub. Ja Rüütel jääb üksi. Üksi suures, vanas hoones, mis on täis ajalugu. Ajalugu, mida ta ise on aidanud kirjutada. Aga mis ajalugu ta nüüd kirjutab? Kas ta on president, kes ühendab kaks Eestit? Või on ta president, kes süvendab lõhet? Kas ta on iseseisev juht? Või on ta Savisaare ja Reiljani nukk? 8. jaanuaril aastal 2002, ainult 3 kuud pärast Rüütli ametisse astumist, teatab peaminister Mart Laar tagasiastumisest. Kolmikliit on purustatud. Laar ei ütle avalikult, miks ta lahkub. Aga kõik teavad. Rüütli valimine oli šokk, mis lõhkus koalitsiooni. Isamaaliit süüdistab Reformierakonda. Reformierakond süüdistab Isamaaliitu. Mõõdukad ei tea, keda toetada. Ja Savisaar ootab. Ta ootab õiget hetke. Ja kui Laar teatab tagasiastumisest, siis Savisaar liigub. Ta hakkab läbirääkimisi Siim Kallasega. Reformierakond on nõus koalitsiooniga. Sest neil pole muud valikut. Ja nii 3 kuud pärast seda, kui Edgar Savisaar aitas Arnold Rüütlit presidendiks valida, on Savisaar tagasi valitsuses. Mitte peaministrina. Aga võimul. Ja see oli tema eesmärk kogu aeg. Aga mis sai Villu Reiljanist? Mees, kes tegi musta töö ära. Mees, kes sõitis läbi Eesti, kohtus vallavanematega, organiseeris hääled. Reiljan ei saanud midagi. Tema erakond, Eestimaa Rahvaliit, ei läinud valitsusse. Reiljan ise jäi tagaplaanile. Aga ta ei kahetsenud. Sest ta oli tõestanud oma punkti. Ta oli näidanud, et maapiirkonnad on jõud, mida ei saa ignoreerida. Ta oli näidanud, et Tallinna eliit ei kontrolli Eestit. Ja see oli tema võit. Isiklik, vaikne võit. Aga võit siiski. Ja Arnold Rüütel. Mees, kes sai presidendiks tänu 2 teise mehe plaanile. Ta oli president 6 aastat. Aastatel 2001 kuni 2007. Tema ametiajal astus Eesti NATOsse ja Euroopa Liitu. 2 asja, mida parempoolsed poliitikud kartsid, et Rüütel võib takistada. Aga ta ei takistanud. Ta toetas. Kas see tähendab, et ta oli parem president, kui kartsid? Või tähendab see, et tal polnud jõudu vastu seista? Või tähendab see, et ta mõistis, et tema roll pole olla poliitiline juht, vaid olla sümbol? Sümbol Eestile, mis püüab ühendada oma minevikku ja tulevikku. Aga üks küsimus jääb. Küsimus, millele keegi ei ole vastanud. Kas see, mis juhtus 21. septembril aastal 2001 Estonia kontserdisaalis, oli demokraatia töö? Või oli see manipulatsioon? Kas inimesed, kes hääletasid Rüütli poolt, tegid seda vabalt? Või tehti neile survet? Kas Savisaar ja Reiljan kasutasid demokraatlikku süsteemi? Või kuritarvitasid nad seda? Ja kui me ütleme, et nad kuritarvitasid, siis mida me ütleme nende inimeste kohta, kes hääletasid Rüütli poolt? Kas me ütleme, et nad olid rumalad? Et neid manipuleeriti? Või tunnistame me, et neil oli õigus olla vihased? Õigus tunda end unustatud? Õigus valida keegi, kes neid esindas? See, mis juhtus Estonia kontserdisaalis, polnud ainult poliitiline mäng. See oli ka inimlik draama. Draama, milles osalesid inimesed, kellel olid pered, hirmud, lootused.
Ja üks neist inimestest oli mees, keda peaaegu keegi ei mäletanud pärast valimisi. Mees, kes istus Arnold Rüütli kõrval iga päev viimased 2 nädalat enne valimiskogu hääletust. Mees, kelle nimi oli Jüri Kahn, Rüütli isiklik nõunik. 23. augustil, 2 päeva pärast Riigikogu läbikukkumist, helistas Kahn oma õele Tartus. Ma ei tea, kas ma tahan seda, ütles ta. Ma ei tea, kas Arnold tahab seda. Aga Reiljan ja Savisaar, nad ei küsi, mida me tahame. Nad ütlevad, mida me peame tegema. Õde küsis, ja sina teed? Kahn oli vait pikka aega. Siis ta ütles, mul pole valikut. Meil pole valikut. See vestlus ei olnud salvestatud. Seda ei avaldatud kunagi. Aga Kahni õde rääkis sellest aastaid hiljem ühele ajakirjanikule, kes tegi dokumentaalfilmi Rüütli presidendikampaaniast. Film ei jõudnud kunagi ekraanile. Produtsent ütles, et materjal on liiga tundlik. Aga need, kes nägid toormontaaži, räägivad ühest stseenist, kus Kahni õde istub oma köögis Tartus ja nutab. Jüri helistas mulle iga päev, ütleb ta. Ja iga päev ta kõlas väsinumalt. Ta ütles, et Reiljan tuleb hommikul kell 7. Et Savisaar helistab õhtul kell 11. Et nad räägivad Arnoldiga tundide kaupa. Et Arnold kuulab. Aga ta ei räägi. Ta lihtsalt kuulab ja noogutab. Õde peatub. Ja siis Jüri ütles mulle midagi, mida ma ei unusta kunagi. Ta ütles, nad ei tee Arnoldist presidenti. Nad teevad temast relva. Kas see on tõsi? Kas Arnold Rüütel oli lihtsalt relv Savisaare ja Reiljani kätes? Või oli ta rohkem? Augustikuu lõpus hakkas tema maja uksele koputama inimesi, keda ta ei oodanud. Esimene oli Villu Reiljan. Reiljan tuli üksi, ilma saatjateta, ilma turvameesteta. Ta istus Rüütli köögis ja rääkis pool tundi. Keegi ei tea täpselt, mida nad rääkisid. Aga Rüütli naaber, kes oli sel päeval aias, ütles hiljem, et ta kuulis Reiljani häält läbi akna. See pole sinu otsus, Arnold, ütles Reiljan. See on meie otsus. Ja me oleme juba otsustanud. Järgmisel päeval tuli Edgar Savisaar. Savisaar ei tulnud üksi. Ta tõi kaasa 2 Keskerakonna juhti. Nad istusid Rüütli elutoas 3 tundi. Naaber ei kuulnud seekord midagi. Aga kui Savisaar lahkus, siis Rüütel seisis uksel ja vaatas talle järele. Naaber ütles, et Rüütli nägu oli nagu kivi. Ta ei näidanud midagi. Ei rõõmu, ei kurbust, ei viha. Lihtsalt tühjus. Kas see tähendab, et Rüütel ei tahtnud olla president? Või tähendab see, et ta mõistis, mis hinnaga see tuleb? Septembrikuu esimesel nädalal hakkas Rüütli majja tulema inimesi iga päev. Rahvaliidu esindajad. Keskerakonna strateegid. Kõnekirjutajad. Image konsultandid. Nad ütlesid Rüütlile, mida rääkida, mida mitte rääkida, kuidas seista, kuidas naeratada. Rüütel kuulas. Ta ei vastu vaielnud. Aga Jüri Kahn, kes oli seal iga päev, rääkis hiljem ühele sõbrale. Arnold ei olnud enam Arnold. Ta oli nagu näitleja, kes õpib rolli. Aga see roll polnud tema oma. Kas see on traagiline? Või on see lihtsalt poliitika? Kas iga poliitik pole näitleja, kes mängib rolli, mida temalt oodatakse? Aga oli üks hetk, kui Rüütel murdis vaikuse. 9. septembril, 12 päeva enne valimiskogu hääletust, oli Rüütli majas suur kohtumine. Seal olid Reiljan, Savisaar, Keskerakonna peasekretär, Rahvaliidu aseesimees, 2 poliitilist konsultanti. Nad arutasid strateegiaid. Nad rääkisid, kuidas veenda viimased kõhklejad. Ja siis Rüütel ütles midagi, mis pani kõik vait jääma. Aga mis saab pärast seda, küsis ta. Mis saab, kui ma võidan? Mis te minult ootate? Tuba oli vait. Siis Savisaar ütles, me ootame, et sa oleksid president. Rüütel vaatas teda. Ainult president, küsis ta. Või ka teie president? Savisaar ei vastanud. Ja Rüütel ei küsinud enam. See lugu on pärit ühelt konsultandilt, kes oli seal. Ta rääkis sellest anonüümselt ühele ajakirjanikule 10 aastat hiljem. See oli hetk, kui ma mõistsin, et Rüütel ei ole rumal, ütles konsultant. Ta mõistis täpselt, mis toimub. Ta mõistis, et ta on vahend. Aga ta otsustas seda aktsepteerida. Miks?
Ma ei tea. Võib-olla ta mõtles, et ta saab presidendina teha head. Võib-olla ta lihtsalt tahtis veel kord olla oluline. Või võib-olla ta ei näinud muud teed. Kas see teeb rüütlist ohvri? Või kaasosalise? Või mõlemad? Aga oli ka teisi ohvreid. Inimesi, kellest keegi ei rääkinud. Üks neist oli Tiina Mägi, vallavanem väikesest Võrumaa vallast. Tiina oli 32 aastat vana, üksikema, 2 lapsega. Ta oli valitud vallavanaks aasta 2000, sest inimesed usaldasid teda. Ta töötas kõvasti. Ta püüdis saada raha tee parandamiseks, lasteaia renoveerimiseks, kohaliku kultuuri toetamiseks. Aga raha ei tulnud. Tallinn ütles, eelarve on nappi. Oodake järgmist aastat. Tiina ootas. Aga järgmisel aastal oli sama lugu. Ja järgmisel. Ja siis tuli Villu Reiljan. Reiljan külastas Tiina valda septembrikuu alguses. Ta tuli vallamajja, istus Tiina kabinetis, jõi kohvi. Ta rääkis vaikselt, sõbralikult. Kuidas läheb, küsis ta. Tiina rääkis talle oma muredest. Tee on katki. Lasteaed vajab uut katust. Kultuurimaja vajab kütet. Ma olen palunud Tallinnast abi, ütles Tiina. Aga nad ei kuula. Reiljan noogutas. Ma tean, ütles ta. Nad ei kuula kedagi meist. Aga see võib muutuda. Ta vaatas Tiinat. 21. septembril on valimiskogu hääletus. Sa oled seal. Sa esindad oma valda. Ja sa saad hääletada. Tiina noogutas. Ma tean. Ma kavatsen hääletada Toomas Savi poolt. Ta tundub mõistlik. Reiljan naerates. Savi on Tallinna mees. Ta ei tea, mis on Võrumaa. Aga Arnold Rüütel teab. Ta on üks meist. Ja kui sa hääletad tema poolt, siis ma luban sulle, su vald saab raha. Tiina oli vait. Siis ta küsis, kuidas sa saad seda lubada. Reiljan ei vastanud kohe. Ta jõi kohvi. Siis ta ütles, sest kui Rüütel saab presidendiks, siis valitsus muutub. Ja uus valitsus kuulab meid. Tiina mõtles. Aga mis siis, kui ma ei hääleta Rüütli poolt, küsis ta. Reiljan vaatas teda. Tema nägu ei muutunud. Aga tema hääl muutus. Siis sa jääd ootama, ütles ta. Nagu sa oled oodanud viimased 2 aastat. Ja järgmised 2 aastat. Ja nii edasi. Ta tõusis. Mõtle sellele, ütles ta. Ja ta lahkus. Tiina rääkis sellest vestlusest oma õele samal õhtul. Õde küsis, mis sa teed? Tiina ütles, ma ei tea. Kui ma hääletan Rüütli poolt, siis ma teen seda, sest mulle lubati raha. Aga kas see pole korruptsioon? Kas see pole vale? Õde ütles, aga kui sa ei hääleta Rüütli poolt, siis su vald ei saa raha. Ja lapsed kannatavad. Kas see pole ka vale? Tiina ei maganud sel ööl. Ta mõtles. Ja hommikul ta otsustas. Ta hääletab Rüütli poolt. Mitte sellepärast, et ta usub Rüütlisse. Vaid sellepärast, et ta ei näe muud teed. Kas see teeb temast korruptsioonis osaleja? Või ohvri? Või lihtsalt inimese, kes püüab ellu jääda süsteemis, mis on vastu teda? 21. septembril Estonia kontserdisaalis istus Tiina Mägi tagumises reas. Ta hoidis käes hääletussedelit. Esimeses voorus kirjutas ta Arnold Rüütli nime. Teises voorus kirjutas ta sama nime. Ja kui tulemused välja kuulutati, ta ei juubeldanud. Ta ei aplodeerinud. Ta lihtsalt istus ja vaatas. Ja ta mõtles, mis ma just tegin. 2 kuud hiljem sai Tiina vald raha. 50 000 krooni tee parandamiseks. 30 000 lasteaia katuseks. Raha tuli riigieelarvest, ametlikult, legaalselt. Aga Tiina teadis, kust see tegelikult tuli. See tuli dilist, mille ta tegi Villu Reiljaniga. Ja ta pidi sellega elama. Aga Tiina polnud ainus. Oli kümneid, võib-olla 100 vallavanemasid, linnapead, kohalikke poliitikuid, kes tegid sama valiku. Kes kuulsid sama lubadust. Kes tundsid sama survet. Ja kes hääletasid Rüütli poolt mitte sellepärast, et nad uskusid temasse, vaid sellepärast, et neil polnud valikut. Kas see on demokraatia? Või on see midagi muud?
Ja kui me süüdistame neid inimesi, siis kas me süüdistame ka süsteemi, mis pani nad sellisesse olukorda? Süsteemi, kus Tallinn ignoreeris maapiirkondi nii kaua, et inimesed olid valmis tegema diili kellegagi, kes lubas neid kuulata. Aga oli ka neid, kes ei teinud diili. Üks neist oli Margus Lepp, vallavanem Harjumaalt. Margus oli 35 aastat vana, Reformierakonna liige, mees, kes uskus vabadusse, turumajandusesse, läände. Kui Villu Reiljan tuli tema juurde septembrikuu alguses, Margus kuulas viisakalt. Aga kui Reiljan lõpetas oma kõne, Margus ütles, tänan, aga ei. Ma hääletan Toomas Savi poolt. Reiljan vaatas teda. Oled sa kindel, küsis ta. Margus noogutas. Ma olen kindel. Reiljan tõusis. Siis sa teed vea, ütles ta. Ja ta lahkus. 21. septembril hääletas Margus Lepp Toomas Savi poolt. Mõlemas voorus. Ja kui Arnold Rüütel võitis, Margus istus vaikselt oma kohal ja vaatas, kuidas teised juubeldavad. Ta tundis end üksikuna. Ta tundis end kaotajana. Aga ta tundis ka midagi muud. Ta tundis end ausana. Kas see oli piisav? Kas ausus on piisav, kui sa kaotad? Või on ausus lihtsalt luksus, mida saavad endale lubada ainult need, kes ei pea muretsema raha pärast? 3 kuud pärast valimisi helistas Margusele Harjumaa maavalitsuse esindaja. Teie taotlus kohaliku tee renoveerimiseks on tagasi lükatud, ütles esindaja. Eelarve on nappi. Margus küsis, aga naabervalt sai raha. Miks? Esindaja oli vait. Siis ta ütles, ma ei tea. See pole minu otsus. Aga Margus teadis. Ta teadis täpselt, miks naabervalt sai raha ja tema ei saanud. Sest naabervalla vanem hääletas Rüütli poolt. Ja Margus ei hääletanud. Kas see on õiglane? Ei. Kas see on reaalsus? Jah. Ja see reaalsus on see, millega Margus pidi elama. Tallinnasse tagasi pöördudes oli eliit, kes kaotas, samuti traagilises olukorras. Sest nad ei mõistnud, miks nad kaotasid. Üks neist oli Kristiina Ojuland, Reformierakonna välisminister Mart Laari valitsuses. Kristiina oli 42 aastat vana, intelligentne, haritud keelteoskaja. Ta oli töötanud diplomaadina, reisinud läbi maailma, kohtunud maailma liiritega. Ta uskus, et Eesti tulevik on läänes. Ja ta uskus, et Arnold Rüütel on oht sellele tulevikule. 21. septembril istus Kristiina Estonia kontserdisaali esimeses reas. Ta oli kindel, et Toomas Savi võidab. Ta oli isegi valmistanud kõne, mida ta kavatseb pidada pärast võitu. Kõne, kus ta räägib, kuidas Eesti on teinud õige valiku, kuidas Eesti on näidanud, et ta kuulub Euroopasse. Aga siis kuulutati tulemused välja. Ja Kristiina maailm varises kokku. Ta ei nutnud kohe. Ta istus paigal, käed süles, nägu ilmetu. Aga hiljem, kui ta läks oma autosse, ta lasi pisarad valla. Kuidas see võimalik oli, küsis ta endalt. Kuidas me nii eksinud olime? Järgmisel päeval andis Kristiina intervjuu Postimehele. See on tume päev Eesti demokraatiale, ütles ta. Me valisime presidendiks mehe, kes esindab minevikku, mitte tulevikku. Ajakirjanik küsis, aga kas rahvas ei ole kõnelenud? Kas demokraatia pole see, et rahvas otsustab? Kristiina oli vait. Siis ta ütles, demokraatia on see, et rahvas otsustab. Aga demokraatia on ka see, et rahval on õige informatsioon. Ja ma kardan, et paljud inimesed, kes hääletasid Rüütli poolt, ei mõistnud, mida nad teevad. Ajakirjanik küsis, kas te ütlete, et nad olid rumalad? Kristiina raputas pead. Ei. Ma ütlen, et neid manipuleeriti. Aga kas see on tõsi? Kas Tiina Mägi ja teised vallavanemad, kes hääletasid Rüütli poolt, olid manipuleeritud? Või tegid nad teadliku valiku? Ja kui nad tegid teadliku valiku, siis kas Kristiina Ojuland ja teised eliidi liikmed peavad aktsepteerima, et nende visioon Eestist pole ainus õige visioon? Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga need on küsimused, mis jäävad õhku veel aastaid pärast 21. septembrit. Oli üks inimene, kes ei olnud ei võitja ega kaotaja. Üks inimene, kes seisis kõige keskel ja vaatas, kuidas kõik see toimub. See inimene oli Toomas Savi ise. Mees, kes pidi saama presidendiks. Mees, kes kaotas.
Toomas oli 51 aastat vana, Riigikogu esimees, Reformierakonna üks juhte. Ta oli edukas, respekteeritud mees, kellel oli kõik: karjäär, perekond, tulevik. Aga 21. septembril kaotas ta midagi, mida ta ei osanud ette näha. Ta kaotas usu. Päev enne valimiskogu hääletust kohtus Toomas oma nõunikega. Nad vaatasid numbreid. Nad arvestasid hääli. Ja kõik numbrid ütlesid sama: Toomas võidab. Meil on vähemalt 180 häält, ütles üks nõunik. Rüütlil on maksimaalselt 160. Me võidame. Toomas noogutas. Aga ta tundis midagi, mida ta ei osanud seletada. Ebamugavust. Hirmu. Aga mis siis, kui numbrid on valed, küsis ta. Nõunik naeris. Numbrid ei ole kunagi valed, ütles ta. Aga seekord olid. 21. septembri hommikul ärkas Toomas kell 6. Ta ei maganud hästi. Ta nägi und, kus ta seisis laval ja keegi ei aplodeerinud. Keegi ei vaadanud teda. Ta oli üksi. Ta ärkas higisena. Ta ütles oma naisele: ma arvan, et midagi läheb valesti. Naine ütles: sa oled lihtsalt närvis. Kõik läheb hästi. Aga Toomas ei olnud kindel. Estonia kontserdisaalis esimese vooru ajal istus Toomas rahulikult. Ta vaatas, kuidas hääli loeti. Arnold Rüütel 114. Toomas Savi 90. Ta mõtles: see on okei. Teises voorus ma võidan. Aga vaheajal märkas ta midagi. Ta nägi, kuidas Keskerakonna inimesed rääkisid omavahel. Kuidas Rahvaliidu inimesed liikusid läbi saali. Kuidas nad noogutasid, sosistasid, andsid märke. Ja ta mõistis. Nad on teinud diili, ütles ta oma nõunikule. Nõunik raputas pead. Võimatu. Keskerakond ei loobu kunagi oma kandidaadist. Aga Toomas teadis. Ta tundis seda. Ja ta ei saanud midagi teha. Teise vooru tulemused olid nagu löök kõhtu. 186 Rüütlile. 155 Toomasele. Toomas istus paigal. Ta ei liikunud. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt vaatas ette. Ja ta mõtles, kuidas ma seletanud seda oma lastele. Kuidas ma seletanud, et ma tegin kõik õigesti, aga ma kaotasin siiski. Hiljem, kui ajakirjanikud tulid tema juurde, Toomas oli viisakas, professionaalne. Ma õnnitlen Arnold Rüütlit, ütles ta. Ma loodan, et ta on hea president. Aga tema silmades oli midagi muud. Valu. Pettumus. Ja küsimus, miks? 2 nädalat pärast valimisi helistas Toomasele Edgar Savisaar. Toomas, me peame rääkima, ütles Savisaar. Toomas ei tahtnud rääkida. Aga ta oli poliitik. Ja poliitikud räägivad alati. Nad kohtusid kohvikus Tallinnas. Savisaar tellis kohvi. Toomas tellis teed. Nad istusid vaikselt. Siis Savisaar ütles: ma tean, et sa oled vihane. Aga see polnud isiklik. Toomas vaatas teda. Kuidas see polnud isiklik, küsis ta. Sa hävitasid mu karjääri. Savisaar raputas pead. Ma ei hävitanud su karjääri. Ma tegin, mida ma pidin tegema. Ma võitsin. Toomas oli vait. Siis ta küsis: aga mis hinnaga? Savisaar ei vastanud kohe. Ta jõi kohvi. Siis ta ütles: hinnaga, mida iga poliitik peab maksma. Hinnaga, et pool riiki vihkab sind. Aga teine pool armastab. Ja see on piisav. Toomas vaatas teda. Aga kas see on õige, küsis ta. Savisaar naerates. Õige. Toomas, poliitika pole õigest ja valest. Poliitika on võitmisest ja kaotamisest. Ja ma võitsin. Ta tõusis. Ma loodan, et me saame tulevikus koostööd teha, ütles ta. Ja ta lahkus. Toomas jäi istuma. Ta vaatas oma teetassi. Ja ta mõtles, kas ma tahan elada maailmas, kus Savisaar on õigel. Aga Toomas ei olnud ainus kaotaja. Oli ka Mart Laar, peaminister, mees, kes oli juhtinud Eestit läbi raskete reformide. Mart oli 41 aastat vana, ajaloolane, idealist, mees, kes uskus, et Eesti saab olla nagu Soome, nagu Rootsi, nagu iga teine edukas Euroopa riik.
Aga 21. september näitas talle, et pool Eestit ei usu tema unistusesse. Pärast Rüütli võitu helistas Mart oma naisele. See on läbi, ütles ta. Valitsus ei ela seda üle. Naine küsis, aga miks? Rüütel on president, mitte peaminister. Ta ei saa sind kukutada. Mart ütles, ta ei pea mind kukutama. Tema võit on sümbol. Sümbol, et inimesed ei usalda meid. Ja kui inimesed ei usalda, siis koalitsioon laguneb. Ja ta oli õigel. 3 kuud hiljem astus ta tagasi. Aga enne tagasiastumist tegi Mart midagi, mida ta ei olnud kunagi varem teinud. Ta sõitis maale. Ta külastas väikeseid valdu Võrumaal, Valgamaal, Pärnumaal. Ta kohtus inimestega. Ta kuulas. Ja ta mõistis. Ma tegin vea, ütles ta hiljem ühes intervjuus. Ma mõtlesin, et kui majandus kasvab, siis kõik on õnnelikud. Aga ma ei mõistnud, et majanduskasv ei jõua kõikideni. Ja need, kelleni see ei jõua, tunnevad end reedetuna. Ajakirjanik küsis, aga kas te oleksite saanud midagi teisiti teha? Mart mõtles. Jah, ütles ta. Ma oleksin saanud kuulata. Aga ma ei kuulanud. Ja see on minu viga. Kas see on aus? Kas Mart Laar peaks võtma kogu süü enda peale? Või peaks süü jagama ka süsteem, mis sundis teda tegema valusaid reforme? Süsteem, mis ütles, et Eesti peab muutuma kiiresti, radikaalselt, et ellu jääda. Need on küsimused, millele pole lihtsaid vastuseid. Aga need on küsimused, mis määravad, kuidas me mõistame 21. septembrit. Kas see oli demokraatia võit? Või demokraatia läbikukkumine? Kas see oli rahva hääl? Või manipulatsiooni tulemus? Ja kas me saame kunagi teada tõde? Või on tõde lihtsalt see, mida iga pool Eestit tahab uskuda? Oli üks koht, kus tõde oli selgem kui kusagil mujal. See koht oli väike korter Lasnamäel, Tallinnas, kus elas 62-aastane naine nimega Valentina. Valentina oli venelane, pensionär, endine tehase töötaja. Ta elas üksi, väikeses ühetoalises korteris, kus aknad vaatasid teistele hallid kortermajadele. Ta ei rääkinud hästi eesti keelt. Ta ei käinud valimas kunagi. Ta ei uskunud, et tema hääl midagi muudaks. Aga 21. septembril, kui ta kuulis raadios, et Arnold Rüütel on valitud presidendiks, ta nuttis. Miks ta nuttis? Mitte sellepärast, et ta teadis, kes Rüütel on, mitte sellepärast, et ta uskus, et Rüütel teeb tema elu paremaks. Vaid sellepärast, et esimest korda pärast Nõukogude Liidu lagunemist tundis ta, et keegi, kes ei ole noor, kes ei räägi ainult eesti keelt, kes ei ole osa uuest eliidist, võib olla oluline. Võib-olla, mõtles ta, võib-olla on ka minu jaoks kohta selles riigis. Aga kas see oli tõsi? Kas Rüütli võit tõesti tähendas, et Valentina ja tuhanded teised venelased, vaesed, vanad, unustatud inimesed said koha Eestis? Või oli see lihtsalt illusioon? Illusioon, mida Edgar Savisaar ja Villu Reiljan kasutasid, et võita hääli. Ja kui see oli illusioon, siis kas see teeb seda vähem väärtuslikuks? Sest Valentina jaoks polnud see illusioon. See oli lootus. Ja lootus on vahel ainus asi, mis hoiab inimesi elus. Aga lootus võib olla ka ohtlik. Sest kui lootus ei realiseeru, siis tuleb pettumus. Ja pettumus võib muutuda vihaks. Ja viha võib muutuda millekski hullemaks. Kas Edgar Savisaar ja Villu Reiljan mõtlesid sellele, kui nad lubasid Valentinale ja tuhandetele teistele, et Rüütel teeb nende elu paremaks? Või mõtlesid nad ainult võidust? Ainult võimust? Ainult sellest, kuidas kukutada Mart Laari valitsust ja pääseda tagasi võimule? Need on küsimused, millele pole vastuseid. Või täpsemalt, vastused sõltuvad sellest, keda sa küsid. Kui sa küsid Edgar Savisaart, ta ütleb, ma tegin, mida ma pidin tegema. Ma esindasin neid, keda keegi teine ei esindanud. Kui sa küsid Mart Laari, ta ütleb, Savisaar kasutas inimeste valu ära. Ta ei aidanud neid. Ta manipuleeris neid. Kui sa küsid Valentin, ta ütleb, ma ei tea. Ma lihtsalt tahtsin, et keegi näeks mind. Ja võib-olla see ongi tõde. Võib-olla 21. september polnud demokraatia võit ega kaotus. Võib-olla see oli lihtsalt hetk, kui pool Eestit ütles, me oleme siin. Me eksisteerime. Ja te ei saa meid ignoreerida. Aga kas neid ignoreeriti pärast seda?
Kas Rüütli presidentuur muutis midagi Valentina elus? Kas Tiina Mägi-Vald sai rohkem raha? Kas Margus Lepa ausus tasus end ära? Või jäi kõik samaks? Kas me oleme valmis aktsepteerima, et demokraatia pole alati ilus? Et demokraatia pole alati õiglane? Et demokraatia on vahel lihtsalt kahe halva valiku vahel valimine? Ja et mõnikord võidab see, kes mängib mängu paremini, mitte see, kel on paremad idead? Oli üks dokument, mida keegi ei pidanud nägema. Dokument, mis kadus täpselt 2 päeva pärast valimiskogu hääletust. See oli Rahvaliidu sisemise raamatupidamise leht, kuhu oli kirjutatud numbrid, nimed ja summad. Dokumendi pealkirjaks oli lihtsalt September erikulud. Seal oli 37 rida. Iga rea kõrval oli nimi, vallavanem, linnapea, maakonnavolikogu esimees. Ja iga nime kõrval oli number. Mitte suur number. 5000 krooni. 10 000. Maksimaalselt 15 000. Kokku oli seal kirjas 380 000 krooni. Raha, mis tuli Rahvaliidu kontolt ja läks kuhu? Ametlikult läks see kohalike omavalitsuste toetuseks. Aga keegi ei küsinud täpselt, milleks. Dokumendi koopia jõudis ühele ajakirjanikule oktoobrikuus. Ajakirjanik töötas Eesti Päevalehes, oli 31 aastat vana, noor, ambitsioonikas, keegi, kes tahtis teha karjääri suure loo pealt. Ta vaatas dokumenti ja mõistis, see on pomm. Kui ta avaldab selle, siis Rüütli presidentuur on delegitimeeritud enne, kui see algab. Aga ta pidi kontrollima. Ta helistas 3 vallavanale, kelle nimed olid dokumendis. Esimene ei vastanud. Teine ütles, ma ei tea, millest te räägite. Kolmas ütles, jah, me saime toetust. Aga see oli legaalne. Raamatupidamine on korras. Ajakirjanik küsis, aga miks te saite seda raha täpselt septembris? Täpselt enne valimisi. Vallavanem oli vait. Siis ta ütles, ma ei saa sellest rääkida. Ja ta sulges telefoni. Ajakirjanik kirjutas loo. Ta viis selle oma toimetajale. Toimetaja luges. Ja siis ta ütles, me ei saa seda avaldada. Ajakirjanik ei mõistnud. Miks mitte? See on fakt, see on tõend. Toimetaja raputas pead. See on ühe dokumendi koopia, mille päritolu me ei tea. Meil pole teisi tõendeid. Ja kui me avaldame selle ilma kindlate tõenditeta, siis Rahvaliit kaebab meid kohtusse. Ja me kaotame. Ajakirjanik ütles, aga see on tõde. Toimetaja vaatas teda. Tõde pole piisav, ütles ta. Meil on vaja tõestust. Lugu ei ilmunud kunagi. Dokument kadus. Ja ajakirjanik lahkus Eesti Päevalehest 6 kuud hiljem. Ta ütles sõbrale, ma ei suuda töötada kohas, kus tõde pole piisav. Aga kas see dokument oli tõeline? Või oli see võltsing? Keegi ei tea. Aga üks asi on kindel, raha liikus. Septembris, oktoobris, novembris kohalikud omavalitsused, kes hääletasid Rüütli poolt, hakkasid saama raha. Mitte palju. Aga piisavalt. Piisavalt, et parandada teed. Piisavalt, et renoveerida lasteaeda. Piisavalt, et inimesed märkaksid. Ja need, kes ei hääletanud Rüütli poolt. Nagu Margus Lepp. Nad ootasid. Ja ootasid. Ja raha ei tulnud. Kas see on korruptsioon? Juriidiliselt ei. Sest raha tuli legaalsetest allikatest, läbi legaalsete kanalite. Aga moraalselt? See on keerulisem küsimus. Sest kui sa lubad kellelegi raha, kui ta hääletab sinu poolt, ja siis sa annad selle raha, kas see pole altkäemaks? Või on see lihtsalt poliitika? Lihtsalt viis, kuidas süsteem töötab. Ja kui see on viis, kuidas süsteem töötab, siis kas süsteem ise on korrumpeerunud? Raha polnud ainus asi, mis liikus. Liikus ka võim. Ja võim on alati ohtlikum kui raha. Jaanuaris aastal 2002, kui Mart Laar astus tagasi ja Edgar Savisaar hakkas läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks, toimus midagi, mida väga vähesed märkasid. Arnold Rüütel, kes oli olnud president ainult 3 kuud, hakkas muutuma. Mitte füüsiliselt, vaid psühholoogiliselt. Jüri Kahm, Rüütli nõunik, märkas seda esimesena. Arnold hakkas rääkima teisiti, rääkis Kahm hiljem ühele sõbrale. Esimesed 2 kuud ta kuulas.
ta võttis nõu. ta küsis arvamusi. aga pärast Laari tagasiastumist ta hakkas käskima. ta ütles, ma tahan seda. ma ei taha seda. see peab juhtuma. nagu ta oleks äkki mõistnud, et tal on võim. ja võim muutis teda. veebruaris kutsus Rüütel Savisaare Kadriorgu. ametlikult oli see konsultatsioon presidendi ja tulevase peaministri vahel. aga need, kes olid seal, räägivad teistsugust lugu. Rüütel istus oma kabinetis, suur tool, kõrge seljatugi. Savisaar istus tema ees, madalamal toolil. Rüütel rääkis pool tundi. ta rääkis, mida ta ootab valitsuselt. mida ta ei aktsepteeri. milliseid ministreid ta tahab näha. milliseid mitte. Savisaar kuulas. ta ei vastu vaielnud. aga kui ta lahkus, ta ütles oma nõunikule, Arnold arvab, et ta on tsaar. aga ta unustab, et tsaarid ei ela kaua. kas see oli ähvardus? või lihtsalt tähelepanek? keegi ei tea. aga üks asi on kindel, Rüütli ja Savisaare suhe, mis oli alguses liit, hakkas muutuma millekski muuks. millekski külmemaks. millekski ohtlikumaks. sest mõlemad mehed mõistsid, et nad vajavad teineteist. aga mõlemad mehed vihkasid seda fakti. märtsis toimus esimene avalik konflikt. Rüütel keeldus allkirjastamast seadust, mille Riigikogu oli vastu võtnud. seadus käsitles kohalike omavalitsuste rahastamist. Rüütel ütles, et seadus on ebaõiglane maapiirkondade suhtes. Savisaar, kes oli nüüd peaminister koalitsioonis Siim Kallasega, oli vihane. president ei saa blokeerida seadusi ilma põhjuseta, ütles ta ajakirjanikele. Rüütel vastas, mul on põhjus. ja põhjus on see, et ma esindan neid, keda Riigikogu ei esinda. see oli esimene kord, kui Rüütel kasutas fraasi, ma esindan. mitte rahvas esindab. mitte demokraatia esindab. vaid ma esindan. nagu ta oleks ise muutunud rahva kehastuseks. kas see oli ohtlik? jah. sest kui üks inimene hakkab uskuma, et ta on rahva kehastus, siis ta hakkab uskuma, et ta on kõrgemal seadustest. kõrgemal institutsioonidest. kõrgemal demokraatiast. ja see on tee, mis viib diktaatorluseni. aga kas Rüütel oli diktatuur? ei. ta oli nõrk president, kellel polnud tegelikku võimu. aga ta uskus, et tal on. ja see usk muutis teda. muutis teda mehest, kes kuulas, meheks, kes käskis. mehest, kes teenis, meheks, kes valitses. oli keegi, kes nägi seda kõike ja ei öelnud midagi. see keegi oli Lennart Meri. endine president, mees, kes oli andnud võimu üle Rüütlile oktoobris. Meri elas Kadrioru lähedal, väikeses majas, kuhu ta oli kolunud pärast ametiajast lahkumist. ta ei andnud enam intervjuusid. ta ei käinud enam avalikult. ta elas vaikselt, peaaegu eraklikult. aga ta jälgis. ta luges ajalehti. ta kuulas raadiot. ja ta nägi, mis toimus. aprillis aastal 2002 helistas Merile üks vana sõber. sõber küsis, Lennart, mis sa arvad Rüütlist? Meri oli vait pikka aega. siis ta ütles, ma arvan, et me tegime vea. sõber küsis, kes tegi vea? Meri ütles, meie kõik. eliit. me ei kuulanud. me ei näinud, mis toimub maal. ja nüüd me maksame hinda. sõber küsis, aga kas Rüütel on nii halb? Meri ütles, Rüütel pole halb. ta on lihtsalt vale. vale ajal, vales kohas, vale rollis. ja see teeb temast ohtliku. aga Meri ei öelnud seda avalikult. ta hoidis vaikust. miks? võib-olla sellepärast, et ta mõistis, et tema hääl poleks enam oluline. võib-olla sellepärast, et ta oli väsinud. või võib-olla sellepärast, et ta mõistis, et see, mis juhtus, polnud Rüütli viga. see oli süsteemi viga. süsteemi, mis lubas pool riiki maha jätta. süsteemi, mis ignoreeris valu, viha, meeleheite. ja süsteemi, mis lõpuks tõi võimule inimesed, kes lubasid seda valu leevendada, aga kes tegelikult kasutasid seda ära. juunis suri Lennart Meri. ta oli 73 aastat vana. surm tuli ootamatult, südameatakk. kogu Eesti leinaks. tuhanded inimesed tulid tema matustele. Arnold Rüütel pidas kõne.
Ta rääkis Merist kui suurest eestlasest, visionäärist, mehest, kes tõi Eesti tagasi maailmakaardile. Aga need, kes kuulsid seda kõnet, ütlevad, et Rüütli hääl oli tühi. Nagu ta loeks teksti, mida keegi teine oli kirjutanud. Nagu ta ei tunneks midagi. Aga võib-olla ta tundis. Võib-olla ta tundis süüd. Süüd sellepärast, et ta oli see, kes tuli pärast Merid. See, kes esindas kõike, mida Meri kartis. Tagasipöördumist. Aeglustumist. Minevikku vaatamist. Või võib-olla ta ei tundnud midagi. Võib-olla ta oli juba nii kaugel, nii isoleeritud oma rollis, et ta ei suutnud enam tunda. Ei suutnud enam olla inimene. Ainult president. Oli üks hetk, kui Rüütel näitas, et ta on ikka veel inimene. See hetk tuli augustis, aastal 2002, täpselt aasta pärast seda, kui Riigikogu ei suutnud presidenti valida. Rüütel külastas väikest valda Võrumaal. Sama valda, kus elas Tiina Mägi, vallavanem, kes hääletas tema poolt. Rüütel tuli ilma suure saatjata, ilma meediata. Lihtsalt ta ja üks turvamees. Ta kohtus Tiinaga vallamajas. Nad istusid tema väikeses kabinetis, jõid kohvi. Tiina ei teadnud, mida öelda. Ta oli närvis. Aga Rüütel oli rahulik. Ta küsis, kuidas läheb. Tiina rääkis. Ta rääkis tee parandamisest, mille jaoks nad said raha. Ta rääkis lasteaia katusest, mis oli nüüd korda tehtud. Ta rääkis, et inimesed on õnnelikud. Rüütel noogutas. Hea, ütles ta. Siis ta vaatas Tiinat. Aga kas sina oled õnnelik, küsis ta. Tiina oli vait. Siis ta ütles, ma ei tea. Ma tegin, mida ma pidin tegema. Aga ma ei tea, kas see oli õige. Rüütel vaatas teda pikka aega. Siis ta ütles, mina ka ei tea. Ma tegin, mida mulle öeldi. Aga ma ei tea, kas see oli õige. Võib-olla me mõlemad oleme lihtsalt inimesed, kes püüavad ellu jääda süsteemis, mis on suurem meist. Tiina vaatas teda. Ja esimest korda ta nägi Rüütlis mitte presidenti. Mitte sümbolit. Vaid inimest. Inimest, kes on sama segaduses, sama väsinud, sama kahtlev nagu tema ise. Nad ei rääkinud enam palju. Rüütel jäi oma kohvi lõpuni, tõusis, andis Tiinale kätt. Tänan, ütles ta. Ja ta lahkus. Tiina jäi istuma. Ja ta mõtles, kas see muudab midagi. Kas see, et ta on inimene, teeb temast parema presidendi? Või teeb see temast lihtsalt nõrga presidendi? Ta ei teadnud vastust. Ja võib-olla polegi vastust. Oli üks koht, kus vastused olid selged. See koht oli Stenbocki maja, valitsuse residents, kus Edgar Savisaar istus oma kabinetis ja planeeris. Ta polnud peaminister, see oli Siim Kallas. Aga ta oli siseminister. Ja siseministrina kontrollis ta politseid. Kontrollis ta julgeolekut. Kontrollis ta informatsiooni. Ja informatsioon on võim. Septembris, aastal 2002, sai Savisaar kätte raporti, mis muutis kõike. Raport oli kaitsepolitsei koostatud ja käsitles võõrvõimude mõjutustegevust Eestis. Raportis oli peatükk Arnold Rüütlist. Peatükk, kus kirjutati, et Rüütlil on tihedaid sidemeid Venemaa äriringkondadega. Et ta on kohtunud mitme Kremli lähedase isikuga. Et tema nõunikud on potentsiaalselt kompromiteeritud. Kas see oli tõsi? Raportis polnud konkreetseid tõendeid. Ainult kahtlused. Aga kahtlused on vahel piisavad. Savisaar luges raportit. Ja ta mõistis, see on relv. Kui ta avaldab selle, siis Rüütel on hävitatud. Aga kui ta hoiab seda saladuses, siis ta saab kasutada seda survevahendina. Ta otsustas hoida saladuses. Ta kutsus Rüütli Stenbocki majja. Nad kohtusid Savisaare kabinetis. Savisaar pani raporti lauale. Ta ei öelnud midagi. Ta lihtsalt lükkas selle Rüütli poole. Rüütel luges. Tema nägu muutus kahvatuks. Siis ta vaatas Savisaart. See on vale, ütles ta. Savisaar noogutas. Ma tean, ütles ta. Aga kas teised usuvad? Rüütel mõistis. Ta mõistis, et Savisaar hoiab teda pantvangis. Et iga kord, kui Rüütel tahab midagi teha, mida Savisaar ei taha, siis Savisaar võib selle raporti avalikustada. Ja siis on Rüütli presidentuur läbi.
Mida sa tahad, küsis Rüütel. Savisaar naerates. Ma tahan, et sa oleksid president, ütles ta. Lihtsalt president. Mitte poliitiline jõud. Mitte oht, lihtsalt sümbol. Kas sa mõistad? Rüütel noogutas. Ta mõistis. Ja sellest hetkest alates oli ta Savisaare nukk. Aga kas see raport oli tõeline? Või oli see Savisaare väljamõeldis? Keegi ei tea. Raportit ei avalikustatud kunagi. Aga üks asi on kindel, pärast seda kohtumist muutus Rüütel. Ta lakkas olema aktiivne. Ta lakkas vaidlemast. Ta lakkas olema ohtlik. Ta muutus täpselt selleks, mida Savisaar tahtis, sümbooliks. Tühjaks sümbooliks. Oli keegi, kes ei aktsepteerinud seda. Keegi, kes nägi, mis toimus, ja otsustas midagi teha. See keegi oli Jüri Kahn, Rüütli nõunik. Oktoobris aastal 2002 helistas Kahn ajakirjanikule, sama ajakirjanikule, kes oli proovinud avaldada lugu Rahvaliidu erikuludest. Meil on vaja rääkida, ütles Kahn. Nad kohtusid vaikses kohvikus Tallinnas. Kahn rääkis. Ta rääkis Savisaare ja Rüütli kohtumisest. Ta rääkis raportist. Ta rääkis, kuidas Rüütel muutus. Ta pole enam iseenda inimene, ütles Kahn. Ta on Savisaare nukk. Ja ma ei saa seda vaadata. Ajakirjanik küsis, kas sa oled valmis seda avalikult ütlema. Kahn raputas pead. Ei. Kui ma ütlen seda avalikult, siis mind hävitakse. Aga sa võid kirjutada. Sa võid kasutada anonüümseid allikaid. Ajakirjanik mõtles. Aga ilma nimedeta pole see usaldusväärne, ütles ta. Kahn ütles, siis sa pead otsustama. Kas sa tahad olla usaldusväärne? Või kas sa tahad rääkida tõtt? Ajakirjanik ei kirjutanud lugu. Ta ütles hiljem, ma ei suutnud. Ma ei suutnud hävitada inimest, kes usaldas mind. Aga Kahn ei andnud alla. Novembris ta astus tagasi Rüütli nõuniku kohalt. Ta ei öelnud avalikult põhjust. Aga need, kes teda tundsid, teadsid. Ta ei suutnud enam vaadata, kuidas Rüütel muutub millekski, mida ta ei olnud. Millekski, mida keegi ei tahtnud. Pärast tagasiastumist helistas Kahn oma õele. Ma tegin õige otsuse, ütles ta. Õde küsis, aga mis saab Arnoldist? Kahn ütles, Arnold on juba kadunud. See, kes on nüüd Kadriorus, pole enam Arnold. See on lihtsalt kuju. Tühi kuju. Kas see on traagiline? Jah. Sest Arnold Rüütel polnud halb inimene. Ta polnud kuri. Ta polnud isegi nõrk. Ta oli lihtsalt inimene, kes sattus olukorda, mis oli suurem temast. Olukorda, kus ta pidi valima kahe halva vahel. Ja ta valis. Ta valis ellujäämise. Ta valis vaikimise. Ta valis olemise sümbooliks. Aga kas see oli vale valik? Või oli see ainus valik, mis tal oli? Detsembris aastal 2002 toimus midagi, mis näitas, kui sügavale Eesti oli lõhenenud. Toimus meeleavaldus Tallinnas, Vabaduse väljakul. Meeleavaldus oli organiseeritud parempoolsete erakondade poolt. Nad protesteerisid Savisaare valitsuse vastu. Nad nõudsid uusi valimisi. Nad karjusid loosungeid, Savisaar välja. Rüütel tagasi Järvekülla. Eesti kuulub eestlastele. Seal oli 1000 inimest. Võib-olla rohkem. Nad olid vihased. Nad tundsid end reedetuna. Aga samal ajal, samal päeval, toimus teine meeleavaldus. Lasnamäel, Tallinnas, kus elas Valentina ja tuhanded teised venelased. See meeleavaldus oli väiksem. Ainult 300 inimest. Aga nad olid sama vihased. Nad protesteerisid parempoolsete vastu. Nad nõudsid, et Savisaar jääks võimule. Nad karjusid, Savisaar on meie hääl. Rüütel on meie president. Me ei kao. 2 meeleavaldust. 2 Eestit. Ja mõlemad uskusid, et nad on õigel. Politsei hoidis neid lahus. Nad ei kohtunud. Aga kui nad oleksid kohtunud, mis oleks juhtunud? Kas nad oleksid rääkinud? Kas nad oleksid püüdnud mõista teineteist? Või kas nad oleksid lihtsalt võidelnud? Võidelnud sellepärast, kes on tõeline Eesti. Kes on õigel? Kes väärib olla siin?
Need on küsimused, millele pole vastuseid. Aga need on küsimused, mis määravad Eesti tulevikku. Sest kui kaks Eestit ei suuda kunagi rääkida, kui nad ei suuda kunagi mõista teineteist, siis nad ei suuda kunagi olla üks riik. Nad jäävad kaheks. Igavesti kaheks. Ja see on traagilisem kui ükski poliitiline mäng, mida Edgar Savisaar või Villu Reiljan või Arnold Rüütel kunagi mängisid. Oli üks inimene, kes püüdis silda ehitada. Üks inimene, kes mõistis, et kui Eesti jääb lõhestatud, siis kõik kaotavad. See inimene oli Toomas Hendrik Ilves, endine välisminister, mees, kes elas sel ajal Rootsis, aga kes jälgis Eestit kaugelt. Ilves kirjutas artikli, mis ilmus Postimehes jaanuaris aastal 2003. Artikkel kandis pealkirja, kas me oleme ikka veel üks rahvas? Artiklis kirjutas Ilves, me oleme lõhenenud. Mitte ainult poliitiliselt, vaid eksistentsiaalselt. Pool meist usub, et Eesti tulevik on läänes. Teine pool usub, et Eesti tulevik on stabiilsuses, aegluses, traditsioonis. Ja me ei räägi enam teineteisega. Me karjume. Me süüdistame. Me vihkame. Aga me ei kuula. Ta lõpetas, kui me ei õpi kuulama, siis me kaotame selle, mille nimel me võitlesime. Me kaotame Eesti. Artikkel tekitas arutelu. Mõned kiitsid seda. Teised kritiseerisid. Edgar Savisaar ütles, Ilves elab Rootsis. Ta ei tea, mis siin toimub. Aga teised ütlesid, võib-olla just sellepärast, et ta on kaugel, ta näeb selgemalt. Aga ükski arutelu ei muutnud midagi. Kaks Eestit jäid kaheks. Ja Arnold Rüütel jäi Kadriorgu tühjaks sümbooliks, meheks, kes pidi ühendama, aga kes lõpuks ei ühendanud midagi. Aga üks küsimus jääb. Küsimus, mis on kõige olulisem. Kas Edgar Savisaar ja Villu Reiljan, kui nad tegid oma diili augustis aastal 2001, mõtlesid sellele? Kas nad mõtlesid, et nende mäng võib lõhestada riiki nii sügavalt, et seda ei saa enam parandada? Või mõtlesid nad ainult võidust? Ainult võimust? Ainult sellest, kuidas kukutada Mart Laari valitsust ja pääseda tagasi võimule? Ja kui nad mõtlesid ainult sellest, siis kas see teeb neist kurjategijad? Või lihtsalt poliitikud? Sest mis on vahe? Mis on vahe kurjategija ja poliitiku vahel, kui mõlemad hävitavad seda, mida nad väidavad teenivat? Oli üks öö, mida keegi ei pidanud mäletama. Öö 26. ja 27. juuni vahel, aastal 2003. Arnold Rüütel istus Kadrioru presidendilossis üksi oma kabinetis. Kell oli 2 öösel. Aknad olid lahti, suvine tuul liigutas kardinaid. Laual oli dokument, mida ta pidi allkirjastama hommikul. Seadus, mis muudaks kohalike omavalitsuste rahastamist. Seadus, mida Edgar Savisaar tahtis. Aga Rüütel ei tahtnud seda allkirjastada. Ta teadis, et see seadus kahjustab väikseid valdu. Valdu nagu Tiina Mägi oma. Valdu, kes uskusid temasse. Rüütel vaatas dokumenti. Ja siis ta tegi midagi, mida ta polnud teinud 6 kuud. Ta võttis telefoni ja helistas. Mitte Savisaarele. Mitte Reiljanile. Vaid oma õele, kes elas Tartus. Õde vastas uniselt. Arnold. Mis juhtus? Rüütel oli vait. Siis ta ütles, ma ei tea, kas ma suudan seda enam teha. Õde küsis, mida? Rüütel ütles, olla see, kes ma pean olema. Olla president, kes ei ole president. Olla sümbol, kes ei tähenda midagi. Õde oli vait. Siis ta ütles, siis ära ole. Astu tagasi. Rüütel naeris. Aga see polnud rõõmus naer. See oli kibe naer. Ma ei saa, ütles ta. Kui ma astun tagasi, siis kõik, mida ma tegin, oli asjatu. Kõik, mida inimesed uskusid, oli vale. Ma pean jääma. Isegi kui see tapab mind. Õde küsis, aga mis sind tapab? Amet. Või sina ise? Rüütel ei vastanud. Ta lihtsalt ütles, ma pean minema. Vabandust, et ma äratasin. Ja ta sulges telefoni. Ta istus veel tund aega üksi. Ja siis ta allkirjastas dokumendi. Sest tal polnud valikut. Või täpsemalt, ta uskus, et tal polnud valikut. Aga kas see on sama asi? Hommikul, kui Rüütli sekretär tuli kabinetti, ta leidis presidendi magamas oma laua taga, pea käte peal.
Dokument oli allkirjastatud. Aga Rüütli nägu oli märg. Kas ta nuttis? Sekretär ei küsinud. Ta lihtsalt äratas ta vaikselt. Rüütel tõusis, silitas oma ülikonda, naerates. Vabandust, ütles ta. Ma olin väsinud. Aga sekretär nägi tema silmades midagi, mida ta ei olnud varem näinud. Tühjust. Täielikku, absoluutset tühjust. Nagu Rüütel oleks jätnud osa endast sellesse kabinetti. Osa, mida ta ei saanud kunagi tagasi. Samal ajal, kui Rüütel istus Kadriorus ja allkirjastas dokumente, mida ta ei tahtnud allkirjastada, toimus midagi teises Eesti otsas. Narvas, piirilinna, kus elas 80% venelasi, toimus kohtumine. Kohtumine, millest ei räägitud kunagi avalikult. Kohal olid 3 meest. Üks neist oli Edgar Savisaar. Teine oli Venemaa ärimees, kelle nimi ei ilmunud kunagi üheski dokumendis. 3. oli tõlk. Nad istusid hotellis, suletud toas, kus aknad olid kardinatega kaetud. Ärimees rääkis vene keeles. Tõlk tõlkis. Moskva on rahul, ütles ärimees. Rüütel on hea president. Ta ei sega. Ta ei tee probleeme. Ja sina, Edgar, sa oled hea partner. Sa mõistad, kuidas asjad töötavad. Savisaar noogutas. Ma mõistan, ütles ta. Ärimees jätkas, aga on üks probleem. NATO. Eesti tahab liituda NATOga. See pole hea. Moskva ei taha seda. Savisaar ütles, ma ei saa seda peatada. Riigikogu on juba otsustanud. Rahvas toetab. Ärimees naerates. Ma ei küsi, et sa peataksid. Ma küsin, et sa aeglustaksid. Et sa tekitaksid kahtlusi. Et sa teeksid protsessi keerulisemaks. Savisaar mõtles. Siis ta küsis, ja mis ma saan vastu? Ärimees ütles, toetus. Raha su erakonnale. Informatsioon su vastaste kohta. Ja meie vaikimist su mineviku kohta. Savisaar mõistis. See polnud pakkumine. See oli ähvardus. Kui ta ei tee, mida Moskva tahab, siis Moskva avaldab midagi. Midagi, mis hävitab ta. Ma mõtlen, ütles Savisaar. Ärimees noogutas. Mõtle kiiresti, ütles ta. Ja ta lahkus. Kas see kohtumine toimus? Pole ühtegi dokumenti, mis seda tõestaks. Aga on tunnistajaid. Hotelli töötaja, kes nägi 3 meest sisenemas. Turvamees, kes seisis ukse taga. Ja tõlk ise, kes rääkis sellest aastaid hiljem ühele ajakirjanikule, anonüümselt. See toimus, ütles tõlk. Ja Savisaar nõustus. Ta ei öelnud seda seal. Aga ta nõustus. Sest järgmised kuud ta hakkas rääkima NATOst teisiti. Mitte vastu. Aga kahtlevalt. Aeglustades. Tekitades probleeme. Kas see on reetur? Juriidiliselt ei. Sest Eesti ikkagi liitus NATOga aastal 2004. Aga moraalselt. See on keerulisem. Sest kui sa aeglustad protsessi, mis on riigi jaoks eluliselt tähtis, sest sulle makstakse või sind ähvardatakse, kas see pole reetmine? Või on see lihtsalt poliitika? Lihtsalt ellujäämine? Ja kui see on ellujäämine, siis mis hinnaga? Oli keegi, kes ei nõustunud. Keegi, kes nägi, mis toimus, ja otsustas võidelda. See keegi oli Kristiina Ojuland, endine välisminister, kes oli kaotanud oma ametikoha pärast Mart Laari valitsuse langemist. Kristiina elas nüüd Brüsselis, töötas Euroopa Parlamendis. Aga ta jälgis Eestit. Ja augustis aastal 2003 ta sai kätte informatsiooni. Informatsiooni Savisaare kohtumisest Narvas. Informatsiooni, mis tuli luureallikast, keda ta ei saanud nimetada. Kristiina helistas Eesti Päevalehe toimetajale. Mul on lugu, ütles ta. Lugu, mis muudab kõike. Toimetaja küsis, mis lugu? Kristiina rääkis. Ta rääkis Narva kohtumisest. Ta rääkis Venemaa ärimehest. Ta rääkis Savisaare kokkuleppest. Toimetaja kuulas. Siis ta ütles, kas sul on tõendeid? Kristiina ütles, mul on tunnistaja. Aga ta ei taha avalikult rääkida. Toimetaja ütles, siis me ei saa seda avaldada. Ilma tõenditeta on see lihtsalt kuulujutt. Kristiina oli vihane.
See pole kuulujutt, karjus ta. See on tõde. Ja te keeldute seda avaldamast, sest te kardate. Toimetaja ütles vaikselt, me ei karda. Me oleme lihtsalt vastutustundlikud. Kui me avaldame selle ilma tõenditeta ja see osutub valeks, siis me hävitame oma usaldusväärsuse. Ja siis me ei saa enam kunagi tõde rääkida. Kristiina sulges telefoni. Ja ta mõistis, süsteem on mäda. Mitte sellepärast, et inimesed on halvad. Vaid sellepärast, et süsteem ise kaitseb neid, kes teavad, kuidas seda kasutada. Aga Kristiina ei andnud alla. Septembris ta pidas kõne Euroopa Parlamendis. Kõne, kus ta hoiatas, Eestis toimub midagi ohtlikku. Seal on jõud, kes püüavad aeglustada riigi liikumist Euroopasse. Jõud, kes on seotud Moskvaga. Ja me peame olema valvsad. Kõne tekitas tähelepanu. Aga mitte Eestis. Eestis ignoreeriti seda. Eesti meedia kirjutas, Ojuland teeb endale karjääri Eesti mustamisega. Edgar Savisaar ütles, Kristiina on kibe, sest ta kaotas võimu. Ta näeb vandenõusid seal, kus neid pole. Aga kas seal olid vandenõud? Või oli Kristiina lihtsalt paranoidne? Keegi ei tea. Aga üks asi on kindel, Eesti liitus NATOga aastal 2004. Ja Edgar Savisaar oli ikka veel võimul. Ja Arnold Rüütel oli ikka veel president. Ja kõik, kes püüdsid rääkida tõtt, Kristiina, Jüri Kahn, see ajakirjanik, kes ei avaldanud lugu, nad kõik olid vait. Või kaugel. Või unustatud. Oli üks päev, mis muutis kõike. Päev, mil kõik valetused, kõik diilid, kõik saladused hakkasid lagunema. See päev oli 22. aprill aastal 2007. Päev, mil Tallinnas toimus see, mida hiljem nimetatakse pronksiöö. Päev, mil Eesti lõhenes nii sügavalt, et haav ei ole paranenud tänaseni. Valitsus, seekord Andrus Ansipi valitsus, Reformierakond ja Isamaaliit otsustas teisaldada Nõukogude sõduri monumendi Tallinna keskusest. Monument, mida eestlased nägid okupatsiooni sümbolina. Monument, mida venelased nägid võidu sümbolina. Otsus oli poliitiline. Otsus oli provokatsioon. Ja otsus vallandas vägivalla. Öösel 22. ja 23. vahel tulid tuhanded venelased tänavatele. Nad protesteerisid. Nad karjusid. Ja siis nad hakkasid lõhkuma. Aknad purunesid. Autod põlesid. Poed rööviti. Politsei ei suutnud olukorda kontrollida. Tallinn oli kaoses. Ja Arnold Rüütel, president, kes pidi olema rahurahu, kes pidi olema ühendaja, istus Kadriorus ja ei öelnud midagi. Mitte sõnagi. Järgmisel päeval helistas talle Edgar Savisaar. Arnold, sa pead midagi ütlema, ütles Savisaar. Inimesed vaatavad sind. Nad ootavad, et sa rahustaksid olukorda. Rüütel ütles, mida ma peaksin ütlema? Et valitsus tegi vea. Siis nad süüdistavad mind poliitilises mängus. Et protestijad tegid vea. Siis nad süüdistavad mind venelaste vastu olemises. Ma ei saa võita. Ükskõik mida ma ütlen, ma kaotanud. Savisaar ütles, siis ära ütle midagi. Lihtsalt ole. Ole president. Rüütel naeris. See oli sama kibe naer, mida tema õde kuulis 4 aastat tagasi. Olla president, ütles ta. Ma olen olnud president 6 aastat. Ja ma pole teinud midagi. Ma pole muutnud midagi. Ma olen lihtsalt istunud siin ja allkirjastanud dokumente, mida teised mulle annavad. Ja nüüd, kui riik põleb, sa ütled mulle, et ma peaksin lihtsalt olema. Olema mis? Olema tühi kuju. Savisaar oli vait. Siis ta ütles, Arnold, sa oled väsinud. Puhka. Me räägime hiljem. Ja ta sulges telefoni. Aga Rüütel ei puhkanud. Ta istus oma kabinetis ja vaatas aknast välja. Ta nägi suitsu tõusvat Tallinna kohal. Ja ta mõtles, kas see on minu pärand? Kas see on see, mida ma jätan järele? Riik, mis põleb. Pronksiöö polnud ainult Tallinna probleem. See oli kogu Eesti probleem. Sest see näitas, et 2 Eestit, millest sotsiaalteadlased hoiatasid aastal 2001, polnud kadunud. Nad olid süvenenud. Ja nüüd nad ei karjunud enam. Nad võitlesid. Narvas, kus elas Valentina, oli olukord veel hullem.
Seal ei olnud ainult protestid. Seal oli viha. Viha valitsuse vastu. Viha eestlaste vastu. Viha kõige vastu, mis esindas uut Eestit. Valentina istus oma korteris Lasnamäel ja kuulas raadiot. Ta kuulis, kuidas poliitikud süüdistasid venelasi. Kuidas nad ütlesid, et venelased on 5. kolonni. Et nad on Moskva agendid. Ja ta tundis midagi, mida ta polnud tundnud aastaid. Ta tundis viha. Ma elasin siin 50 aastat, ütles ta hiljem ühele ajakirjanikule. Ma töötasin siin. Ma maksin makse. Ma püüdsin olla hea kodanik. Aga nad ei näe mind kunagi eestlasena. Ma olen alati venelane. Alati võõras. Alati ohtlik. Ajakirjanik küsis, aga kas te tunnete end venelasena? Valentina mõtles. Ma ei tea, ütles ta. Ma ei ole venelane. Ma ei ole eestlane. Ma olen lihtsalt keegi, kes on kinni kahe maailma vahel. Ja kumbki maailm ei taha mind. See on traagiline. Aga see pole ainult Valentina tragöödia. See on 1000, võib-olla 10 000 inimese tragöödia. Inimeste, kes elasid Eestis kogu oma elu, aga kes ei tunne end kunagi kodusena. Inimeste, keda kasutati poliitilises mängus, Edgar Savisaar kasutas neid hääletena, parempoolsed kasutasid neid vaenlasena, aga keda ei kuulatud kunagi tõeliselt. Ja pronksiöö oli hetk, mil see valu, see viha, see meeleheide plahvatas. Oli üks inimene, kes püüdis midagi teha. Üks inimene, kes mõistis, et kui keegi ei räägi, siis vägivald jätkub. See inimene oli Toomas Hendrik Ilves, kes oli nüüd tagasi Eestis ja valmistus kandideerima presidendiks. Ilves andis intervjuu Postimehele mais aastal 2007. Pronksiöö oli tragöödia, ütles ta. Aga see polnud üllatus. Me teadsime, et see tuleb. Me teadsime, et Eesti on lõhenenud. Aga me ei teinud midagi. Me karjusime teineteisele. Me süüdistasime. Aga me ei kuulanud. Ajakirjanik küsis, aga mida me oleksime pidanud tegema? Ilves ütles, me oleksime pidanud rääkima. Mitte teineteise üle. Vaid teineteisega. Me oleksime pidanud tunnistama, et mõlemad pooled tunnevad valu. Et mõlemad pooled tunnevad end reedetuna. Ja me oleksime pidanud otsima viisi, kuidas elada koos. Mitte eraldi. Koos. Ajakirjanik küsis, aga kas see on võimalik? Ilves ütles, ma ei tea. Aga kui see pole võimalik, siis Eesti pole võimalik. Septembris aastal 2006 valiti Toomas Hendrik Ilves Eesti presidendiks. Ta võitis Arnold Rüütli. Rüütel ei kandideerinud teist korda. Ta ütles, et ta on väsinud. Aga tõde oli, et ta oli kaotanud. Kaotanud mitte ainult valimised. Vaid kaotanud usu. Usu endasse. Usu süsteemi. Usu sellesse, et poliitika võib olla midagi muud kui mäng. Kui Ilves astus ametisse, ta kutsus Rüütli Kadriorgu. Nad istusid samas kabinetis, kus Rüütel oli istunud 6 aastat. Ilves ütles, tänan teid teenimise eest. Rüütel noogutas. Ma tegin, mida ma suutsin, ütles ta. Ilves vaatas teda. Kas see oli piisav, küsis ta. Rüütel oli vaid pikka aega. Siis ta ütles, ei. See polnud piisav. Aga see oli kõik, mis mul oli. Mis sai neist inimestest, kes mängisid seda mängu? Mis sai Edgar Savisaarist, mehest, kes orkestreris kogu operatsiooni? Ta jäi poliitikasse. Ta oli Tallinna linnapea aastatel 2001–2002 ja uuesti aastatel 2007–2005. Ta püüdis saada peaministriks veel korduvalt. Aga ta ei õnnestunud kunagi. Aastal 2005 süüdistati teda korruptsioonis. Kohtuasi venis aastaid. Lõpuks aastal 2005 mõisteti ta süüdi. Aga karistust ta ei kandnud. Ta oli liiga vana, liiga haige. Ta suri aastal 2022, 82-aastaselt. Tema matustel oli tuhandeid inimesi. Mõned nutsid. Teised aplodeerisid. Aga kõik teadsid, Edgar Savisaar oli mees, kes muutis Eestit. Kas paremaks? Kas halvemaks? See sõltub sellest, keda sa küsid. Villu Reiljan, mees, kes tegi musta töö ära, lahkus poliitikast vaikselt.
tema erakond Eestimaa Rahvaliit lagunes aastal 2002. Reiljan ise kolis tagasi maale, elas vaikselt, ei andnud intervjuusid. Ta suri aastal 2011, 67-aastaselt. Tema matustel oli vähe inimesi. Aga need, kes olid seal, ütlesid, Villu oli aus mees. Ta tegi, mida ta uskus olevat õige. Kas see on tõsi? Või on see lihtsalt viis, kuidas me lohutame end? Arnold Rüütel elas pärast presidendiks olemist veel 20 aastat. Ta elas Järvekülas, samas majas, kus ta elas enne presidendiks saamist. Ta ei andnud palju intervjuusid. Ta ei rääkinud oma ajast Kadriorus. Ta lihtsalt elas. Vaikselt, peaaegu eraklikult. Mõned ütlesid, et ta oli õnnelik. Teised ütlesid, et ta oli katkine. Tõde on ilmselt kusagil vahepeal. Ta suri aastal 2023, 93-aastaselt. Tema matustel oli tuhandeid inimesi. Riiklikud auavaldused. Kõned. Aga keegi ei rääkinud tõtt. Keegi ei rääkinud sellest, mis tegelikult juhtus aastatel 2001 kuni 2007. Sest tõde on liiga keeruline. Liiga valus. Liiga ohtlik. Ja mis sai Eestist? Riigist, mis lõhenes kaheks. Eesti liitus NATOga aastal 2004. Liitus Euroopa Liiduga samal aastal. Majandus kasvas. Riik muutus rikkamaks. Aga lõhe jäi. Teine Eesti maapiirkonnad, venelased, vaesed, nad ei kadunud. Nad on ikka veel seal. Ikka veel vihased. Ikka veel unustatud. Ja iga valimiste ajal nad tulevad välja. Nad hääletavad. Nad protesteerivad. Nad meenutavad meile, et Eesti pole üks. Eesti on ikka veel kaks. Aga peamine küsimus jääb. Küsimus, millele pole vastust. Kas see, mis juhtus 21. septembril aastal 2001, oli demokraatia töö? Või oli see manipulatsiooni tulemus? Kas Edgar Savisaar ja Villu Reiljan kasutasid demokraatlikku süsteemi? Või kuritarvitasid nad seda? Ja kui me ütleme, et nad kuritarvitasid, siis mida me ütleme nende tuhandete inimeste kohta, kes hääletasid Arnold Rüütli poolt? Kas me ütleme, et nad olid rumalad? Et neid manipuleeriti? Või tunnistame me, et neil oli õigus olla vihased? Õigus tunda end unustatud? Õigus valida keegi, kes lubas neid kuulata? Ja lõpuks, kes võitis? Edgar Savisaar, kes sai tagasi võimule, aga kaotas lõpuks kõik. Villu Reiljan, kes tõestas oma punkti, aga kelle erakond lagunes. Arnold Rüütel, kes sai presidendiks, aga kaotas iseenda. Või keegi ei võitnud. Võib-olla me kõik kaotasime. Kaotasime võimaluse olla üks riik. Üks rahvas. Üks tulevik. Aga üks asi on kindel. 21. september aastal 2001 ei olnud lõpp. See oli algus. Algus loole, mis jätkub tänaseni. Loole kahest Eestist, kes ei suuda rääkida. Kes ei suuda kuulata. Kes ei suuda olla üks. Ja kuni me ei õpi seda, kuni me ei tunnista, et mõlemad pooled tunnevad valu, et mõlemad pooled on õigel ja vales samaaegselt, me jääme lõhestatuks. Igavesti lõhestatuks. Ja võib-olla see ongi tõeline tragöödia. Mitte see, et Edgar Savisaar ja Villu Reiljan mängisid mängu. Mitte see, et Arnold Rüütel sai presidendiks. Vaid see, et me ei õppinud sellest midagi. Me jätkame sama mängu mängimist. Sama süüdistamist. Sama vihkamist. Ja iga kord, kui me seda teeme, me kaevame lõhe sügavamaks. Kuni ühel päeval see lõhe on nii sügav, et me ei suuda enam üle tulla. Ja siis Eesti, mille eest me võitlesime, Eesti, mille nimel me ohverdasime, see Eesti kaob. Mitte välise vaenlase tõttu. Vaid meie endi tõttu. Aga kas see peab nii olema? Kas me ei saa valida teisiti? Kas me ei saa õppida kuulama? Õppida mõistma? Õppida andestama? Need on küsimused, millele ainult meie saame vastata. Mitte Edgar Savisaar. Mitte Villu Reiljan. Mitte Arnold Rüütel. Vaid meie. Sina ja mina. Kõik meist, kes elame selles riigis ja kes peame otsustama, kas me tahame olla üks.